Objektiivi raadio. Tervist, Objektiivi raadiosaade eetris ja mikrofonide taga arutlevad Markus Järvi ja Veiko Vihuri. Tere Veiko! Tere Markus ja tere head kuulajad! Eelmisel nädalal esitles erakond Isamaa esimees Urmas Reinsalu niinimetatud õiguskindluse tagamise valgusfoori. Isamaa esimees ütles, et ühiskonna jaoks on aus anda, kui kasutada erasektori sõnu turusignaal. Signaal selle kohta, mida meie vaates tuleb poliitikates korrigeerida ning anda infot Isamaa kavatsuse kohta ettevõtjatele ja ühiskonnale. Ja siis toodi välja valgusfoor, kus oli punane, roheline ja kollane valgus. Ja punane tuli põleb siis teatavatele asjadele, mille Isamaa plaanib ümber pöörata. Punane tuli põleb näiteks välisvangide Eestisse paigutamisele, mootorisõiduki maksule ja registreerumistasule, netikasiinode maksualandusele, vihakõneseadusele, superandmebaasile ja kliimaseadusele. Küll aga jääb sealt glamuurselt välja üks väga huvitav asi, mille vastu Isamaa eelnevatel aegadel on olnud ja mida meie ikka jälle oleme siin oma saadetes ja Objektiivi veergudel esile tõstnud, nimelt abielu rüvetamine, abielu ümber defineerimine juriidiliselt seadusandlikult ehk siis nii-öelda homoabielu. Ja seda teemat Isamaa ei absoluutselt puuduta ning siin me nüüd arutamegi seda, et kas Isamaa ja ilmselt tulev koalitsioonipartner ka Keskerakond on täiesti loobunud väärtusküsimuste nii-öelda siis turule toomisest, kui kasutada Reinsalu enda sõnu ja tundub, et on. Ja, põhjus, miks me üldse sellel teemal taaskord arutleme, on selles, et tänaste uuringute ja reitingute kohaselt, mis võivad muidugi aasta jooksul veel muutuda, mis on jäänud järgmiste parlamendivalimisteni 2027. aasta märtsikuus. Tänaste reitingute kohaselt võidab valimised erakond Isamaa ja tõenäoliselt tehakse koalitsiooni kokkulepe Keskerakonnaga, mis on ka üsna pikalt olnud juba teisel kohal nendes uuringutes ja küsitlustes. Nii et lihtsalt lähtume siis hetke reaalsusest, mida need küsitlused meile näitavad. Täiesti omaette teema on, mida ei hakka praegu arutama, et kui palju me neid küsitlusi saame usaldada, aga tundub hetke seisuga, et Isamaa ja Keskerakond on kindlasti järgmise valitsuse moodustajad. Kas nendel on ka mõni kolmas partner seal juures, näiteks Eesti Konservatiivne Rahvaerakond või keegi veel. Seda me praegult ei oska öelda. Ja seetõttu ongi oluline vaadelda, mida Isamaa ja Keskerakond lubavad oma valijatele või üldse Eesti inimestele, et kutsuda neid endi poolt hääletama ja konservatiivsest vaatenurgast, mis on need asjad, mida Isamaa ja Keskerakond tahavad kindlasti valitsusse saades ära muuta, ümber teha, võttes arvesse, et siin on olnud tolleks hetkeks 4 aastat progressiivide, liberaalide, mõtleks lausa märatsemist võimuga, mitte lihtsalt valitsemist, aga tõepoolest kõikide halbade asjade läbisurumist, et mingisugune muutus kahtlemata on õhus. Ja ka minul on torganud silma see, kuidas Isamaa teatud teemad, võiks isegi öelda nii, häälekalt maha vaikib. Kui korraks peatuda maksuteemadel, et see sama valgusfoor, mida siin Urmas Reinsalu esitles möödunud nädalal, jah, seal on sellised asjad nagu automaks, seal on siis kliimaseadus, seal on, mis seal siis on, vihakõneseadus ei ole veel kusjuures üldse vastu võetud, aga seal ei ole sõnagi juttu nendest maksutõusudest, mida me tunneme julgeolekumaksu nime all, ehk siis tõsteti siin ju käibemaksu ja tulumaksu ja rääkimata kõiksugustest tasudest ja lõivudest.
et nende kohta nagu Isamaa ei ütle midagi, et kas siis see tähendab, et Isamaa ei kavatse neid makse, neid tasusid, mis siin vahepeal Reformierakonna eestvedamisel tõstetud on, tagasi pöörama hakata ja ta piirdub ainult siis selle võib-olla väliselt kõige ebapopulaarsema, siis automaksuga. Et mina tahaks küll sellele küsimusele ka vastust saada ja ma usun, et ka meie valijad peaksid teadma, et mida siis Isamaast on oodata. Aga tõepoolest, et kõige nagu kõnekam vaikimine on abielu seaduse või ütleme siis abielu tähenduse, see oli perekonnaseaduse muutmine, millega siis Reformierakonna sotsialistide Eesti 200 koalitsioon 2023. aasta juunikuus maha sai. Kehtestades nii-öelda sooneutraalse abielumudeli, võimaldades siis niinimetatud homoabielu ja Isamaa ei ütle selle kohta praegu mitte ühtegi sõna. Ja ma nüüd hea meelega tuletaksin meie kuulajatele meelde uudiseid 2023. aastast, selle aasta sügisest, kui perekonnaseaduse muutmisest oli juba mitu kuud möödas. Aga ma vaatasin just enne saadet need uudised üle ja ma arvan, et need annavad meile täiesti selgelt kätte selle võtme, kuidas me peaksime mõistma nii Keskerakonna kui Isamaa positsiooni. See oli siis septembris 2023. aastal, kus Keskerakonna vastne esimees Mihhail Kõlvart ütles, et valitsusse saades ei hakkaks Keskerakond samasoolistele paaridele abiellumisõiguse andmise otsust tagasi pöörama. Ütles seda siis Eesti Rahvusringhäälingule. Mina arvan, ma nüüd tsiteerin Kõlvartit, mina arvan, et see ei olnud õige otsus, eriti see, kuidas seda suruti peale. Aga ma saan aru, et ühiskonnas tekitada veel täiendavaid pingeid sellega, et mingit õigust tagasi võtta, mis oli kunagi antud, ei ole õige. Need sõnad on siis tulnud Mihhail Kõlvartilt septembris 2023. Siis 2 kuud hiljem, novembris 23. aastal tuli avalikkuse ette Juhan Parts, kes teatas, et Isamaa erakond ei hakka mitte iialgi tegelema samasooliste abielu tagasikeeramisega. Ja nüüd ma tsiteerin Partsi. Eesti on õigusriik. Ükskõik kuidas otsus tehti, Isamaa ei hakka iialgi tegelema selle tagasikeeramisega. Nii siis ütles Juhan Parts, kes tõsi küll ei kuulunud toona ega vist ei ole ka praegu Isamaa juhtfiguuride hulgas, aga sellegipoolest on ta kindlasti väga tuntud Isamaa poliitik. Ja siis paar päeva hiljem, novembris 2023, oli Postimehe küsitletav Isamaa esimees Urmas Reinsalu ja teda intervjueeris Meelis Oidsalu ja Reinsalu siis keerutas seal selle homoabielu tagasipööramise küsimuses. Jällegi ma toon need tsitaadid välja, et me saaksime oma mälu värskendada. Tsiteerin Reinsalu. Meie seisukohad ei ole muutunud. Seisukohad on konservatiivsed, aga konkreetsetele otsustele tuleb otsa vaadata. Minu laiem seisukoht on, et me peaks ühiskonnas vältima lõhestavas stiilis kultuurisõdasid. Ja küsimusele, et kas ta siis ei välista abielu võrdsuse jutumärkides tühistamist, vastas Reinsalu. Ma ütlesin, et meie seisukohad ei ole nendes küsimustes muutunud. Ja kui Oidsalu veel käis talle peale, et kas juba seadustatud abielu võrdsuse jutumärkides äravõtmine käib kokku euroopalike väärtustega, siis Reinsalu vastas, me ei ole niisugust agendat paika pannud. Et need on siis Keskerakonna ja Isamaa juhtide reaktsioonid ja kommentaarid siis paar kuud pärast abielu rüvetamise läbisurumist Riigikogus 2023. aastal. Ja ma arvan, et meil ei ole mingit põhjust arvata, et Reinsalu või ka Kõlvart oleks nendes küsimustes ümber mõelnud või eks nad on selles mõttes konjunkturistid, et nad saavad aru,
et kui nad tuleksid avalikult välja lubadusega ühiskonna ees, et Isamaa ja Keskerakond hakkavad võimule saades tagasi muutma perekonnaseadust või siis, mis on isegi Isamaa enda programmis kirjas, maailmavaate aluspõhimõtetes, et abielu mehe ja naise vahel peab olema põhiseaduse kaitse all. Nii on Isamaa kodulehel kirjas Isamaa maailmavaate aluspõhimõtete loetelus. Peab olema põhiseaduse kaitse all. On siiski raske uskuda, et Isamaa astuks mingeid samme, et siis võtta abielu mehe ja naise vahel põhiseaduse kaitse alla. Vähemasti mitte olukorras, kus on näha, et ühiskonna ütleme, see valdav suundumus läheb teises suunas, et see ei toeta seda deklaratiivset põhimõtet, mida on nagu ju suusoojaks tore ütelda, et konservatiivseid valijaid enda ümber koguda, aga mida kunagi realiseerima ei hakata. Vähemasti mille eest võitlema ei hakata. Nii et ma arvan, et see praegune otsus maha vaikida abielutemaatika on teadlik. See on osa taktikast, et võimule tulla, et mitte potentsiaalseid valijaid endast eemale peletada. See kehtib nii Keskerakonna kui Isamaa kohta, et üritatakse tuua välja hoopis teised teemad, maksuküsimused, majandusküsimused, toimetuleku küsimused, mis on kõik igati legitiimsed ja olulised teemad, loomulikult ma ei eita seda, aga just nimelt, kui sa jätad kõrvale väärtusküsimused, kui sa kõrvu lukustavalt vaikid väärtusküsimustes, siis nagu tekib küsimus konservatiivsel valijal vähemalt selles osas, et kas üldse on võimalik usaldada niisuguseid erakondi, kes nagu nimetavad ennast konservatiivseks, no vähemalt Isamaa teeb seda ju täiesti selgelt. Keskerakonna puhul on võib-olla asi natuke teine, aga Isamaa deklareerib, et tema on erakond, mis lähtub rahvuslik konservatiivsest maailmavaatest. Ja kui ta väga olulise ploki sellest maailmavaatest, lausa fundamentaalse ploki sellest maailmavaatest jätab välja, jätab adresseerimata, rääkides mingisugust, tõesti enam-vähem munade ühest korvist teise tõstmise juttu, nii nagu see kunagine Partsi telereklaam, valimisreklaam oli, et siis tekib minul küll ka küsimus, et kas me saame Isamaa puhul üldse rääkida konservatiivsest, ehtsalt konservatiivsest erakonnast või ta on lihtsalt mingisugune tavapärane petukaup? No kui vaadata Keskerakonda, siis on selge, et Keskerakond tegelikult konservatiivne erakond ei ole, et Keskerakond on pikka aega kuulunud liberaalide gruppi ja pikka aega ka sellist keskpõranda liberaalset poliitikat ajanud. Kui meenutame siin kooseluseaduse päevi, siis Keskerakonna poliitikutest olid nii mitmedki need, kes kooseluseaduse algatasid ja ka kooseluseaduse poolt hääletasid. Nii et Keskerakonnal on pikk ajalugu selles, et ka Eesti väärtuspoliitilistes küsimustes nihkuks vasakule ja neid valesid otsuseid on toetatud siin 10-15 aasta jooksul. Sestap Keskerakonnast pole mõtet rääkida kui konservatiivsest erakonnast, kuigi Keskerakonna enda nii-öelda aluspõhimõtted räägivad küll rahvastiku ja perepoliitika punktis sellest, kuivõrd oluline on perekond. Ma tsiteerin, Keskerakond seab perekonna ühiskonna aluseks, toetades perekonna väärtusi ja rõhutades kodu tähtsust lapse kasvatuskeskkonnana. Meie perepoliitika eesmärk on tagada kõigile Eesti peredele vajalikud toetused ja võimalused, et luua tugev ja toetav ühiskond. Nii ütleb Keskerakond, aga need on sellised üldised terminid ja nagu me teame, on perekond ühiskonnas juba ümber defineeritud ning kui mõni erakond eelkõige kuskilt vasakult või tsentrist räägib perekonnast, siis suure tõenäosusega ta räägib ka nii-öelda juba laiendatud perekonna mõistest, ehk selle perekonna mõiste alla kuuluvad ka samasoolised paarid ja homoabielus nii-öelda olevad paarid ja nende moodustatud niinimetatud perekonnad. Nii et perekonna väärtusi otseselt ei saa enam selles kontekstis võtta, millena nad tegelikult algselt olid.
Ja loomulikult Keskerakond räägib siin peretoetustest, tasuta lasteaiaharidusest ja üksikvanemate toetamisest, ehk kui me vaatame Keskerakonna programmi üldse läbi, siis paistab siit selge selline sotsialistliku erakonna kuvand samamoodi, et tegelikult kõik Eesti erakonnad on ühel või teisel määral rohkem või enam sotsialistlikult meelestatud, reaalselt libertaarlikku, reaalselt parempoolset erakonda tegelikult ma ei teagi Eestis olevat. Riigi sekkumine inimeste ellu on pea kõikides erakondades programmi sisse kirjutatud. Aga Keskerakond tõepoolest on selline tüüpiline sotsialistlik erakond ja sealt välja rännanud kõikvõimalikud nii-öelda inimesed, kes siis sotsialistide leeri läksid siin hiljuti. See ei ole ilmselt juhus. Nii et ühesõnaga Keskerakonna nagu selles küsimuses võid vaated peaaegu nagu maha matta. Ja see on selles mõttes huvitav, et Keskerakond võiks tegelikult arvestades oma elektoraati eelkõige Ida-Virumaal ja Lasnamäel ja igal pool mujal nii-öelda venekeelsete inimeste seas võiks pigem tulla turule, kui jälle seda Reinsalu mõistet kasutada, just nimelt sellise selgema pereväärtuslikuma hoiakuga ja eesmärgiga kaasata just nimelt konservatiivsemat vene elanikkonda enda taha ja ütelda ja rääkida neile tõepoolest ka pereväärtuste oluliseks. No seda pole Keskerakond teinud ja minu teada mitte kunagi ei ole teinud. Miks ei ole teinud? Isegi Savisaare päevadest alates, ka siis, kui see kooseluseaduse debatt käidi, see on nüüd omaette küsimus ja ma ei oska sellele vastata, sest Keskerakonna siseelu ma ei tea ega tunne. Aga kui tulla Isamaa juurde, siis tõepoolest sa siin mainisid juba Isamaa aluspõhimõtteid ja Isamaa aluspõhimõtete juures seisab tõepoolest see, et Isamaa defineerib ennast selgelt rahvuslik konservatiivse erakonnana, mis lähtub demokraatlikest põhimõtetest, kandes isamaalisi ja kristlikke väärtusi. No see on nüüd ikka väga selline selge konservatiivse erakonna profiil, mis siit välja joonistub. Siin räägitakse rahvuslikust konservatiivismist, mille aluseks on pere, kodu, usk, isikuvabadused ja isamaa. Väärtused lähtuvad traditsioonidest, austame noorte julgust ja vanemate kogemust. Eesti elu aluseks on vabadusel ja õiglusel põhinev inimväärikus, millega käib kaasas vastutus, loeme Isamaa programmist. Selle mõõdupuuks on inimõiguste austamine. Seisame inimõiguste tõhusa kaitsmise eest nii Eestis kui ka mujal maailmas. Ja siis tuleme tõepoolest selle perekonna juurde, perekond on 5. punktina siin kirjas. Tugev perekond on ühiskonna alustala, mis põhineb esivanemate austamisel ja põlvkondade vahelisel lõimumisel. Abielu mehe ja naise vahel peab olema põhiseaduse kaitse all. No, need on sellised väga tugevad konservatiivsed seisukohad, kui me eelkõige räägime kristlikust maailmavaatest, räägime traditsioonilisest maailmavaatest, räägime põlvkondade järjepidevusest, sellest, kuidas ka tänane põlvkond peab aru saama, millistele fundamentidele, väärtusfundamentidele on rajatud eelnev ühiskond. No jutt on ilus, tohutult ilus ja isegi kirjutan alla sellisele jutule täiesti, et siin ei ole nagu mitte midagi. Kui me nüüd nagu tõlgendaksime seda juttu mõistlikul viisil, siis on selge, et kuidagi muud moodi me perekonda ja abielu tõlgendada ei saa, kui mehe ja naise vahelist liitu, kui me räägime rahvuslikust pärandist, kui me räägime loomuseadusest, kui me räägime traditsioonidest. Nii et see peaks olema nagu Isamaal üks ühele selge, et mida ta nüüd perekonna ja abielu all mõtleb. No ta ütleb selle ka välja siin, et abielu mehe ja naise vahel peab olema põhiseaduse kaitse all. Ja see nüüd peaks olema keskne punkt Isamaa poliitikas. Tõepoolest, nagu sa ka mainisid siin juba, Isamaa on oma avalikus retoorikas ja nii-öelda turu kõnedes igal pool Eesti avalikkuse ees kogu aeg seda teemat vältinud ja teinud seda täiesti süstemaatiliselt, et kui ma annaksin sellele kõige parema või positiivsema või heatahtlikuma tõlgenduse, siis
võiks ütelda, või küsida, et kas Isamaa ei tee siin just nimelt Reformierakonda, et ta valimiste eel üritaks vältida seda teemat niimoodi, et valitsusse saades võtta see teema ülesse ja teha see samamoodi ära, nagu Reformierakond tegi, ehk siis inimestelt tegelikult üldse mitte nõu küsides ja oma valijatelt ka mitte. Seda ma loomulikult ei usu. Seda ma kohe kindlasti ei usu, et Isamaa on konjunkturistlik erakond ja sellist tagasipööramise poliitikat Isamaa ei hakka tegema sama jultunult ja sama otsekoheselt, nii nagu Reformierakond ja sotsialistid ja E200 abielu rüvetamise Riigikogus läbi surusid. Tegelikult Reformierakond seda oma valijatele loomulikult ei lubanud. No sotsialistid ja E200 on teine tera, nemad lubasid ka seda ja tänapäevani Margus Tsahkna uhkeldab sellega, et meie olime need, kes selle läbi surusid Eestis ja meie olime see progressiivne jõud, kes teile nii-öelda õnne õuele tõi ja homoabielu Eestis kehtestas. Aga mida siit Isamaa praegusest käitumisest välja tuleb, on see, et me näeme siin tegelikult mustrit, mis on pikema ajaline muster olnud kõikides Euroopa konservatiivsetes ringkondades aastakümnete ajal juba. Ehk siis teiste sõnadega, me näeme seda, kuidas eelnevate liberalistide ja revolutsiooniliste valitsuste poolt tehtud vead lastakse läbi, neid ümber ei pöörata ja lastakse neil seadusandluses edasi kesta ja põlistatakse nad oma enda poliitikaga. See on selline klassikaline võltskonservatiivi nägemus asjadest. See on see teguviis, mille taha on jäänud kogu Euroopa ja mis on põhjustanud selle, et meil Euroopas praegu selline allakäik on. Ja Isamaa ütleks niimoodi üheselt praegu seda sama moodus operandid, seda teguviisi jälgib. Ehk teiste sõnadega, konservatiivid on kõige halvemad selles üldse, et kui meile tuleb liberaal, siis ta teab, mida ta tahab saavutada, revolutsionäär, ta teab, mida ta tahab saavutada, nii võltskonservatiivid, need, kes ei ole reaktsionäärid, need, kes ei ole vasturevolutsionäärid, need on valmis selle sama liberaalide poolt kehtestatud revolutsioonilise korra säilitama ja siis hakkavad rääkima mingisugusest õiguskindlusest, siis hakkavad rääkima juba antud lubadustest, siis hakkavad rääkima, ma ei tea, õigusriigist, kui oleks aeg need vead, need rüvetamised ümber pöörata. Ja niimoodi siis sammutaksegi sellise topeldatud vaimuga, ühelt poolt on kirjas ilusad põhimõtted, teiselt poolt aga praktika näitab, et neid põhimõtteid reaalselt ei jälgita ja poliitikasse ei rakendata. Ja vaata, me oleme aastaid ju rääkinud Objektiivis konservatiivse pöörde vajalikkusest ja isegi mõne aasta eest oli ju lausa eraldi konverents sellel teemal, kus me arutasime, et mis on vaja selleks, et Eesti ühiskonnas läbi viia konservatiivset pööret. Ja praegu tundub mulle, et tegelikult selline ühiskondlik konjunktuur ei soosi sellist konservatiivset väärtuspööret, kui ka eestvedajad ise tegelikult ei ole need, kes on valmis võitlema konservatiivse pöörde toimumise eest, kes on valmis seda vajadusel läbi suruma, kes on valmis seda, nagu sa rääkisid, täpselt samasuguse meelekindlusega kehtestama, nii nagu liberaalid on oma agendat kehtestanud, nii nagu revolutsionäärid on oma asju läbi surunud. Aga kui tahetakse nii-öelda tõmmata enda taha Reformierakonnas või üldse liberaalses leeris pettunud valijaid, kes on pettunud pigemini selliste maksuotsuste pärast või ka immigratsiooni või muude selliste asjade pärast ja otsivad siis nagu uut väljundit, otsivad uut erakonda, kelle taha minna, et siis Isamaa loomulikult ei saa endale lubada sellist, ütleme Eesti konservatiivse rahvaerakonna stiilis väga põhimõttekindlat konservatiivset retoorikat.
et siis tulebki rääkida midagi nii, nagu Urmas Reinsalu seda täpselt teeb. Midagi õigusriigist ja õiguskindlusest ja kord antud lubadustest ja ma hea meelega tooksin meie jutuajamisse sisse ühe minu meelest vägagi kõneka intervjuu, mis on ilmunud Rahvusringhäälingus, kus siis usutleti tuntud näitlejat Hendrik Toompere, kes siis ütleb enda kohta, et tema on olnud Reformierakonna tuumikvalija. Aga nüüd viimane kord, ilmselt siis kohalikel valimistel, kui ma õigesti aru saan, ta enam Reformierakonna poolt ei hääletanud. Ja inimene on tõesti selgelt pettunud Reformierakonna tuumikvalijana. Ja ta jaatab, et tõepoolest, et praeguse valitsemise puhul on väga tõsiseid probleeme välja tulnud. Ma tsiteerin, aga näiteks immigratsioon on üle piiri. Mingi aeg tagasi ei tohtinud sellest rääkida, nüüd on hakanud asi muutuma. Immigrantide hulk on juba päris suur. Endised kõva häälega rääkijad, kes siis immigratsiooni toetasid, on vait jäänud. See oleks juba nagu sellise EKRE valija jutt või enam-vähem, eks ole. Ja see tuleb siis Reformierakonna tuumikvalija Hendrik Toompere suust. Nii. Ja nüüd on tal siiski EKRE suunal mitu etteheidet. Ma tsiteerin jälle. Mõned erakonnad, näiteks EKRE, võtavad endale õiguse rääkida, et nemad on rahvusriigi ja rahu poolt, mille poolt olen ka mina. Aga teiselt poolt ajavad nad mingisugust absurdset jama, mingit õudset võitlust LGBT-ga. Nii et mis meile sellest nii-öelda pettunud Reformierakonna tuumikvalija, ütleme siis koondportreest, kui nii saaks öelda, vastu vaatab. Et tegelikult need asjad, mille EKRE on toonud Eesti nii-öelda siis sellises poliitilises diskursuses valijate ette need teemad, nagu immigratsioon, võib-olla ka maksupoliitika, võib-olla energiapoliitika ja paljud muud teemad, mis on kahtlemata aktuaalsed teemad ja mis vajavad teistsugust lähenemist, kui praegune poliitiline ladvik seda viljeleb. Et nendest isegi saadakse aru ja järk-järgult üha rohkem ja rohkem hakatakse nõustuma. Ja immigratsiooni puhul on ju selge, et kui sa hakkad nägema, et linna tänavatel on juba rohkem ja üha rohkem teisest kultuurist inimesi, teisest rahvusest inimesi, kes räägivad teist keelt, sinu keelekeskkond muutub korraga üleöö millekski muuks, kui sa harjunud oled olnud ja kui siis selgub, et ka oma inimeste jaoks enam töökohti ei jätku, et palgad ei tõuse, et lihtsalt immigrandid võtavad töö ära ja oma inimene rändab välja, et siis inimene hakkab mõtlema, et kas ikka on tasunud Reformierakonda toetada. Aga nüüd teiselt poolt, need teemad, mida me oleme harjunud nimetama või käsitlema kultuurisõja teemadena, et nendes osas on ikkagi see Reformierakonna endine tuumikvalija või üldse sellise liberaalsema leeri valija jätkuvalt positsioonil, et siin ei tule midagi muuta. Siin ei tohi midagi ümber pöörata. See on ikka õudne jama, kui tuleb jälle EKRE ja räägib, et me peame nüüd selle sooneutraalse abielu ära tühistama, et võtame siis nendelt inimestelt jälle need õigused ära, mis nad siis suure vaevaga on vahepeal kätte võidelnud. Ja loomulikult siin selle koha peal kohendab Urmas Reinsalu lipsu, võib-olla Kõlvart lipsu ei kohenda, aga lihtsalt naeratab ja nad ei ole valmis selle asja nimel sõtta minema. Nad ei ole valmis minema selgitama, miks see on ikkagi oluline teema. Võib-olla isegi kõige olulisem teema, sest tõepoolest, kui meil on selge arusaam sellest, mis meie ühiskonnas on toimunud aastakümneid ja mis on ka praegu toimumas, siis see ei ole lihtsalt, et meil on olnud
nagu valed erakonnad võimul, kes on ajanud mingid hullumeelsed poliitikat, millel pole isegi valijate mandaati enam, ammu ei ole. Vaid me räägime revolutsioonilistest protsessidest, mis muudavad meie ühiskonda kuni alusteni, kuni vundamendini. Ja see ongi see, mis toimub. Et on ühiskonnas väga suur selline revolutsiooniline avangard, kes üritab ühiskonda enda arvates siis progressi suunas tõugata või vedada, kus poolt vaadata, ja kelle huvides on vanad põhimõtted, vanad alusprintsiibid, need väärtused, mis on varasemat ühiskonda iseloomustanud ja kandnud, need ära muuta, suurema vabaduse, tegelikult suurema seksuaalse lodevuse nimel, olgem ausad, et see on see, mis kõnetab sellist tuumikvalijat, Reformierakonna tuumikvalijat või ka võib-olla keskmist eestlast. Mitte kõik loomulikult, aga nende inimeste hulk meie ühiskonnas on päris suur, kes oleksid rahul sellega, kui immigratsiooni oleks vähem, kui maksud oleksid väiksemad, kui elu oleks muidu mõnusam ja keegi ka meie nii-öelda neid seksuaalseid valikuid ei tuleks arvustama, et nendel oleks ühiskondlik heakskiit, ka vajalik heakskiit seaduste näol ja see on kõik, mida nad tegelikult soovivad ühiskonnalt. Neid ei huvita mingisugused sellised teemad, millest konservatiivid räägivad, nagu sündimus või tugevad perekonnad, traditsioonilised soorollid. Mulle tegelikult ei meeldi ka selle termini kasutamine, traditsiooniline sooroll, et pigem siis räägime ikkagi loomulikust abielust, räägime sellest, mis on inimkonda siiamaani kandnud ja mis on tegelikult ainukene institutsioon, mis saaks inimkonda ka edasi kanda, vähemasti ühte või teist rahvast. Et ega kui eestlased ükskord siin välja surevad, sest nad on toetanud liberaalseid või võltsliberaalseid poliitikaid, revolutsioonilisi ja progressiivseid poliitikaid, ega siis maailmal sellest kahju ei hakka. Ja ega see maalaps siin ka inimtühjaks ei jää. Lihtsalt meie rahva asemele tulevad siia teised ja me näemegi tegelikult seda protsessi juba toimumas. See on seotud immigratsiooniga, see on seotud sellega, et töökäsi jääb vähemaks, et meie oma inimesed ei tunne ennast enam siin hästi, lähevad otsima tööd ja leiba väljaspoolt Eestit ja kui ühel hetkel minnaksegi üle teatava piiri, kust enam tagasiteed ei ole, et siis meie rahvas hääbub. See ei juhtu kohe, see ei juhtu üleöö, aga konservatiivid vähemasti teadvustavad seda ohtu ja tegelikult seda ohtu on hakatud teadvustama ka peavoolus üha enam. Kui ma vaatan näiteks Postimehes, Martin Ehala ajakirjanikuna sealt tõstab neid teemasid pidevalt esile ja ka mitmed teised. Et tegelikult neid teemasid on hakatud teadvustama, aga loomulikult ikkagi kõige viimasel kohal, kui üldse mingil kohal, on küsimus moraalist. Et see on nagu täielik tabu tänapäeva sellises liberaalses, progressiivses ühiskonnas, et me ei räägi moraalist. Me ei räägi, see seostub kirikuga, seostub kristlusega, seostub millegi piiravaga, et inimene peab ennast piirama, inimene ei peaks igasuguseid eluvalikuid jaatama ja nendega kaasa minema. Aga kui me ei näe asju tervikuna või terviklikult, siis kõik need igasugused meetmed või ka toetused, millele Keskerakond eriti rõhub, et maksame natuke peretoetusi. Jah, mingil hetkel on tõesti vaja maksta toetusi või aidata kaasa arenguid, et nad läheksid ikkagi sobivasse suunda. Et loomulikult riik peaks tulema appi ja toetama teatud asju, mis on selgelt positiivsed, mis soodustavad rahva püsimist, mis soodustavad tugevaid perekondi, loomulikult, aga sellega, et sa lahendad, tähendab, et sa ei lahenda tegelikke neid juurpõhjusi, vaid sa üritad siis kuidagi kinni mätsida mingisuguste toetuste tõstmisega, et see poliitika ei ole ka pikemas vaates jätkusuutlik. Et tegelikult siin ongi konservatiividel aeg taaskord
võtta jutuks konservatiivse pöörde vajalikud eeldused ja loobuda sellisest, tegelikult ma mõtlen, et me ei peaks üldse rääkima sellest, et konservatiivid lähevad nüüd tagasi pöörama Reformierakonna, sotside, Eesti 200 poliitikat. See on endast mõistetav, et tulebki tagasi pöörata kõik see, mis reaalselt on meie riiki ja rahvast kahjustanud. Selles ei ole küsimust. Aga mitte selleks ei lähe või ei peaks minema konservatiivid valitsusse, vaid nad peaksid minema selleks, et ühiskonnas tõepoolest seda konservatiivset pööret läbi viia. Ja siin saab ka eeskuju võtta minu meelest mitmetest teistest riikidest, kus on mindud tegema. Ütleme, Ameerika Ühendriikides vähemasti praegune administratsioon on mingites punktides. Ma ei ütle, et valdavalt ja et nad on teinud ka kõike, mida oleks vaja teha, aga teatud küsimus, näiteks transsoolisuse teema, see hullumeelne woke ideoloogia, et nad ei ole kõhelnud selle tagasipööramisest, kuna selline poliitika kahjustab reaalselt ühiskonda, kahjustab riiki ja mingisugust nagu jätkamist sellel kursil olla ei saa. Et siin tulebki endale selgeks teha, et meie nägemus peab olema terviklik nendest asjadest, mida me tahame ära teha ja mitte lihtsalt me ei lähe mingisuguseid üksikuid maksuotsuseid või majandusotsuseid sinna valitsusse muutma. Aga kas Isamaa ja Keskerakond sellest aru saavad või kas nad seda omale kasulikuks peavad poliitilises mõttes? See ongi nüüd selle meie jutuajamise teema. Ei saa aru, see on selge ja ma arvan, et see ei ole isegi selles küsimus, et kas nad peaksid seda kasulikuks, aga mul on tunne, et nad põhimõtteliselt ei saa sellest tervikpaketist või terviklikust maailma nägemusest aru, sest väga palju on poliitikas oportunistlikke inimesi, kes lihtsalt sellise rahva küsitluste pealt mõtlevad, mida võiks toetada ja mida mitte ja kui palju on tegelikult neid poliitikuid, kes lähtuvad sügavast veendumusest mingisuguse asja teemal. See on hea küsimus tegelikult. Kui palju neid inimesi on, kes ütlevad, et et perekond on põhimõtteliselt rajaneb mehe ja naise vahelisel abielul, nende vahelisel armastusel, millest sünnivad lapsed. See on perekond. Nii, ja abielu on mehe ja naise vahel ning see on lahutamatu. Kui palju neid inimesi tegelikult on Eesti ühiskonnas ja neid poliitikuid on, kes ei lähtu sellest, et vaataks siit, et millised praegu hoiakud abielu suunas on, millised on väärtusküsimused siin, kuidas need kokku panna, kuidas sellest supist kõige nii-öelda endale kõige kasulikum tükk välja koukida. Et see on nagu tundub poliitiku peamine eesmärk ja eelkõige, kui me tahame konservatiivset pööret, siis me peame tooma Eesti poliitikasse inimesi, kes lähtuvad sügavast siseveendumusest. Mitte lihtsalt mingisugusest konjunktuurist, vaid ära tunnetatud tõesest maailmavaatest, mis on nende jaoks mitte mingisugune rahvaküsitluse tulemus, vaid sügav seesmine intellektuaalne, vaimne veendumus. Ütleks, et peaaegu nagu usupunkt, kui me räägime nagu religioonist või usudogma, millest ei ole võimalik lihtsalt lahti lasta. Ainukene võimalus on seda ühiskonnas kaitsta, ainukene võimalus on ühiskonnas rääkida selle tõese argumendi ja tõese asja eest. Ja olgu siis kas või kogu ühiskond sellele vastu. Eesti ühiskonnas võiks teha küsitluse ja kui inimesed on nii hulluks läinud, et ma ei tea, 99,9% inimesi toetab niinimetatud homoabielu ja abielu väärastamist ja rüvetamist, siis loomuseadusest lähtuva poliitika kohustus või loomuseadusest lähtuva inimese kohustus on ütelda, ei, te olete vale, te olete valel teel. Ei, teil ei ole õigus selles küsimuses. Ja see peaks olema nagu konservatiivse poliitika ja poliitiku profiil, üks sellistest baaspõhimõtetest, punased jooned, millest üle ei ole võimalik minna ja mis rajanevad sügaval ja ära tunnetatud tõesel siseveendumusel. Aga mulle väga meeldis muuseas see, mida sa Henrik Toompere osas tsiteerisid ja üks selline natuke humoorikas seik, mida Toompere seal mainib, et ennem ei olnud lubatud rääkida meile sellistest asjadest nagu
nagu immigratsioon. Ja siis tuleb, et aga nüüd on austatud kultuuriinimene kuidagi ära tundnud õhust ja kliimast, et nüüd justkui nagu võib juba selle teemaga rääkida. Ja on isegi ära tundnud, et Eesti ühiskonnas on siin toimunud mingisugused väga olulised muutused. Ma ütleks, et see on üks nii-öelda argliku tüpaaži üheks peamiseks puuduseks, mille pärast jällegi me siin punktis üleüldse oleme nii ühiskonnana kui ka kultuurina. Et mul on tegelikult Henrik Toomperele selline suurepärane uudis, et teate, härra Toompere, oli küll lubatud rääkida. Täitsa oli lubatud, polnud üldse ära keelatud Eesti Vabariigis rääkida immigratsiooni kahjulikust mõjust Euroopa ühiskonnale, immigratsiooni kahjulikust mõjust Eesti ühiskonnale ja rääkida sellest, et rahvusriik peaks olema eelkõige rajatud omaenda rahvale. Selline lihtne ja arusaadav mõistlik positsioon. Oli lubatud. Mina olen seda teinud, sina, Veiko, oled seda teinud, me oleme Objektiivis teinud seda 10 aastat, keegi pole ära keelanud, me oleme ühiskonnas laiemalt rääkinud seda, ma ei tea, 15-20 aastat, Veiko, nii et oli täitsa lubatud, me oleme tõend selleks, et oli lubatud. Tõestusmaterjal. Kedagi pole sellest vangi pandud veel. Aga mis sellega kaasnes? Kaasnes see, et just nimelt sellised Henrik Toompere sugused inimesed, kes nuusutavad tuult ja loevad kliimat, üldist nii-öelda temperatuuri ühiskonnas. Need samad inimesed, kes nüüd ütlevad, et justku oleks lubatud rääkida nendest teemadest, need olid need inimesed, kes toona ütlesid äärmuslased, teie räägite vale juttu, oi, te olete siin kuskil ühiskonna perifeerias ja selliseid inimesi ei tohi kuulata. Nüüd te olete siis võtnud ise selle jutupunkti üle või hakanud ise mõistma. Ja mul on teine uudis tegelikult härra Toomperele ka. Ja teine uudis on see, et sellised ideoloogilised asjad nagu immigratsioon, seda kahtlemata on, vasak ideoloogia üks tugipunkte Euroopa ühiskondades viimased 50-60 aastat. Need tulevad pakettidena. Need tulevad sellise tervikpaketina, et sealt see on natukene nagu, kuidas öelda, nagu püha katolik usk, et vaata, sealt ei saa jätta välja mingisuguseid asju, et ei saa minna nagu supermarketisse ja võtelda, et mulle meeldib jubedalt see kolmainuõpetus ja aga näiteks see seksuaalmoraal mulle just nagu ei meeldi, et seda ma nagu ei võta siit. Et niimoodi ei saa käituda ei kristlikus usus ega käituda, väga huvitav on see, ka sellistes liberalistlikes võltsreligioonides, millele teie oma hääle olete andnud, härra Toompere, ilmselt siin mitmete aastate jooksul. Et need tulevad pakettidena ja immigratsioon on üks paketi osis koos selle LGBT ideoloogiaga, koos sooideoloogiaga, koos perekonna hävitamisega, koos kõikelubatavusega, hedonismiga, koos kliimahullusega ja koos kõikvõimalike muude nii-öelda sotsialistlike hullumeelsustega, mida meile siin revolutsiooni poolt peale surutakse. Need on ühispakett, et ei saa niimoodi, et me siit võtame välja ühe asja ja meile ei meeldi see. Et tuleb võtta see pakett tervikuna omaks või siis alternatiivselt võtta omaks hoopis teine pakett, mis on konservatiivne maailmavaade, mis väga selgelt ütleb, et ei immigratsioonile, ei perekonna rüvetamisele ja abielu rüvetamisele, ei muuseas ka lastele ema-üsa sisesele tapmisele. Meil tapetakse ema-üsas peaaegu 4000 last aastas, ei sellele, sest inimväärikus on väga oluline teema. Me peame elujaatava ühiskonna üles ehitama, see on oluline asi. Ja väga mitmetele muudele asjadele. Ma ei jõua kõike nagu konservatiivse maailmavaate aluspunkte või asju siin üles lugeda siin lühikeses repliigis. Aga need on paketid, need on maailmavaated, mille vahel tuleb valida ja mitte käia nagu supermarketis ringi lihtsalt ja vaadata, et ühest maailmavaatest üks osis ja teisest maailmavaatest teine. Et niimoodi see asi toimib.
Aga väga huvitav on ka see, et kui me räägime Isamaast, võib-olla kolmanda punktina panen siia see, et Isamaa käitumine tegelikult just nimelt selles lõikes ja selles optikas, nagu ta siiamaani käitunud on, et ilmselt Isamaa suurrahastaja Parvel Pruunsilla mahitusele on Isamaa väga õigesti võtnud välja just nimelt demograafilise probleemi teemad. Ja on näha, et nii-öelda Isamaa ja ilmselt ka siis Parvel Pruunsilla või kellegi teise mõjuka isiku toimest on need teemad jõudnud ka ennast konservatiivseks väljaandeks või vähemalt põhiseaduse alusväärtustest lähtuvaks väljaandeks nimetanud Postimehe veergudele. Ja Postimehes on ikka jälle võetud välja isegi juhtkirja tasandil meie demograafiline probleem. Küll aga on äärmiselt, kuidas öelda, lühinägelik ja peaaegu silmaklapistatud see olukord, kui nüüd Isamaa ei võta esile seda tervikpaketti selles küsimuses. Et ta räägib meile mingisugustest toetustest, et ta räägib meile demograafilise olukorra parandamisest ja räägib meile sellest, kuidas on vaja, et Eestis sünniks rohkem lapsi, et meil oleks eestlaste riik siin. Mitte immigrantide riik, vaid eestlaste riik, et meie enda kultuuri, keeleruumist sündinud lapsed kasvaksid siin riigis ja see riik on nendele loodud. Me teame seda meie põhiseaduse preambulast, niimoodi peaks asjad olema. Aga kui me nüüd sellest nii-öelda toetuspakettide tervikust lahutame ära selle moraalse ja loomuseadusliku vundamendi, millele kogu ühiskond rajaneb ja millele rajaneb eelkõige loomulikult perekonnakultuur, millele omakorda, mis omakorda põhjustab selle ja kas meil on üldse siin ühiskonnas demograafiline kriis või mitte, kas meil sünnib piisavalt lapsi või mitte, et kui me nüüd ära võtame sellest valemist perekonna mõiste ja ei kaitse seda, kui me ära võtame selle valemist absoluutse vundamendi, perekonna vundamendi abielu, mis on mehe ja naise vaheline liit ja hägustame neid kultuurilisi, moraalseid, loomuseaduslikke vundamente, millele demograafiline areng rajaneb, siis me ehitame põhimõtteliselt ka demograafilises plaanis lihtsalt lossi liivale ja see loss kukub kokku väga kiiresti. Et need demograafia olukorra või rahvastikukriisi parandamise ettepanekud on ka ikkagi väga tendentslikult materiaalsed ja ei käsitle seda. Ma ei ütle, et need ei peaks hõlmama ka mingeid materiaalseid tasandeid. Ja ma muuseas siin ei ole sinuga täiesti nõus, et riik peaks alati toetama perekondi. Minu arvates riik peaks eelkõige tegema seda, et ta jätab võimalikult palju inimestele raha kätte. Ja võimalikult palju saavad perekonnad omaenda teenitud lisaväärtusest endale jätta ja minimaalselt võtab riik maksu perekondadelt, kellel on lapsed. Ungaris on hea näide sellest, et kui on 3 last, siis ema ei maksa riigile elu lõpuni mitte mingisuguseid makse. Selline idee oli vähemalt ja ma arvan, et see on vist teoks tehtud ka. Et 1/3 läheb maksudest maha iga lapsega. Ehk siis tegelikult riik ei peaks üldse mingisugust toetust maksma, kui ta inimestelt ära ei võtaks kogu aeg. Et see on sotsialistlik poliitika, et ühe käega võetakse ja teise käega siis jagatakse. Ja siis tehakse loomulikult selle poliitika raames inimestest, ka perekondadest enda sõltlased, sest ühelt poolt võetakse neilt ära, aga siis nad peavad istuma ja palvetama ja põlvitama riigi ees ja ütlema ja valima neid erakondi, kes siis ütlevad, et aga me anname nüüd teise käega teile tagasi, et me nii palju või võtame ühelt poolt siis ära ja teise käega siis jagame teile tagasi. Et see ei ole tegelikult väärikas poliitika ja riik peaks üha rohkem keskenduma sellele, et jätta inimestele rohkem kätte, aga sellest me oleme kaugenenud täiesti. Meie maksupoliitika on katastrofaalne ja Isamaagi, mis räägib oma punases fooris siin, ma ei tea, mootorsõiduki maksu alandamisest, nagu sa oled siin maininud ka, on jätnud täiesti ära selle
väga fundamentaalse tasandi jällegi, mis on kogu maksupoliitika ümbervaatamine. Olgu siis tulumaksu, käibemaksu tasandil, igal pool mujal Euroopas on näiteks toiduainete käibemaks madalam üldisest käibemaksust, seal on 10-9%, meil on kõik tasustatud täpselt sama käibemaksuga. Et kogu riigi maksupoliitika tuleb ümber vaadata, sellepärast et need maksud, mida me oleme kogunenud, nendest on riik ilma meilt küsimata, luba küsimata, jaganud viimastel aastatel peaaegu 1,1 miljardit, ehk siis 1100 miljonit eurot meilt kogunud maksudest Ukrainale. Ilma ühegi kodaniku luba selleks tegelikult küsimata. Et see, kuidas riik meie maksudega tervikuna toimib, see on katastroof. Et need on tegelikult asjad, või pusletükid, mis lähevad tervikpilti ja see tervikpilt peab olema eelkõige rajanema moraalsetel väärtustel, rajanema perekonna ideaalil, rajanema abielu ideaalil. Kui see seda ei ole, siis me tegeleme mudruga, me tegeleme mingisuguste pindmiste tasanditega, millega ei ole võimalik seda riiki üles ehitada. Ma arvan, et see peaks olema nagu konservatiivse pöörde üheks peamiseks selliseks tunnuslauseks või peamiseks keskseks ideeks. Ja, ma olen tegelikult sinuga täiesti nõus selle nägemuse osas, et mida sa just kirjeldasid, et riik peaks jätma kodanikele, elanikele võimalikult palju raha kätte ja laskma neil ise hakkama saada ja tulles appi seal, kus tõesti mingid probleemid on. Et ega minule ka ei meeldi selline riik, mis korjab kõrget maksu inimeste käest ja siis poliitikud on need, kes oma armulikkuses otsustavad selle üle, et kes on väärt saama toetust, kes ei ole, siis taotleja käsi õieli peab minema kas kohalikku omavalitsusse või riigiasutusse ja kirjutama mingeid avaldusi ja tõestama, et teil on ikkagi seda toetust hirmsasti vaja ja siis on nagu inimene, kellelt on karistuse ähvardusel tema enda raha ära võetud. Olukorras, kus ta siis peab paluma seda riigiametnikku, et palun ikka mulle ka natukene seda toetust rohkem eraldada. Et mulle absoluutselt selline suhe ja selline ettekujutus ja nägemus riigist ja tema kodanikest ei istu. Aga jah, võib-olla siin, et mõtteid hakata vaikselt kokku võtma, tahaksin veel mõned sõnad öelda Isamaa erakonna kohta. Et ega põhimõtteliselt ma ei ole ju sugugi nende kaunite ideede ja kaunite printsiipide vastu, mida Isamaa on oma programmi kirjutanud ja ma ei kritiseeri ju neid ja ma arvan, et me kumbki ei ole ju tegelikult selles saates ka kritiseerinud väga õigeid põhimõtteid, mida Isamaa erakond on oma programmi, oma aluspõhimõtetesse kirja pannud. Pigemini meie kriitika lähtub ju sellest, et Isamaa, kes on olnud pärast Eesti iseseisvuse taastamist ikkagi väga kaua võimul, on olnud pikalt võimuerakond, praegu tõsi küll mitte, on tegelikult teinud igasuguseid asju, aga mitte alati neid asju, mida nad oma programmi kirja panevad. Ja lihtsalt Isamaaga seoses on minul see kartus, et paljud inimesed, kes on oma südames konservatiivid ja kes saavad väga hästi aru nendest probleemidest ja teemadest, mis Eesti ühiskonna ees praegult on, mis on isegi lausa eksistentsiaalse kaaluga, võivad minna Isamaad valima sellepärast, et Isamaa tundub kuidagi jutumärkides täiskasvanulikum, rahulikum, asjalikum, professionaalsem kui mõni teine, näiteks EKRE. Ja et siis tundub nagu loomulik, et seome oma need lootused ja ootused seekord Isamaaga, et on näha, et Isamaa on teataval sellisel lainel, mis on tekkinud ühiskonnas, ühiskondlikes ootustes ja suure tõenäosusega aasta pärast purjetav Isamaa valitsusse, kindlalt ei ole siin muidugi midagi, aga praegused märgid seda nagu näitavad ja siis on ka selge ja täiesti selles mõttes ju inimlikult arusaadav, et valijad tahavad ikkagi olla võitjate poolel, valijad seovad ka omaenda ootused ja lootused erakonnaga,
kellel tundub olevat selline väljavaade ja potentsiaal valimised võita ja valitsusse saada. Aga selle kõrval mina tegelikult tuletaksin inimestele meelde ikkagi neid põhiasju, põhiväärtusi, mida ei saa konjunkturistlikel kaalutlustel maha salata või maha vaikida. Et loomulikult iga inimene teeb oma valimisotsused ise ja teeb seda siis valimiskabiinis või ka elektrooniliselt, kuidas keegi. Aga ja selles suhtes, kas me hoiatame või räägime, et see nagu ei mõjuta, ei pruugi üldse mõjutada seda otsust, aga ma siiski paneksin inimestele südamele mõelda selle üle, et kas Isamaa või ka Keskerakond võiksid olla need valikud tema jaoks juhul, kui ta on oma vaadetelt, siis see valija, ikkagi ehtne konservatiiv ja sooviks näha reaalset muutust Eesti ühiskonnas konservatiivses suunas. Isamaa ajalugu kahjuks varasemates valitsustes kõneleb selle vastu. On püstitatud õigeid loosungeid, on räägitud palju õiget juttu, aga valitsusse saades on tegelikult osavalt mööda hiilitud oma lubadustest või on siis väidetud, et meil on koalitsioonivalitsus ja kõiki asju ei saagi ellu viia. Et täpselt samamoodi võib minna ka seekord, et mis siis oleks see valija usaldus siis, millise tulemuse see siis kaasa toob. Et jah, mingisugused väiksemad kosmeetilised muutused tõepoolest toimuvad, aga konservatiivset pööret konservatiivse poliitika suunas Eesti ühiskonnas tegelikult ikkagi ei toimu. Ma usun, et meil on aega aasta otsa veel valijatena selle üle järgi mõelda ja teha oma tähelepanekuid. Ja ma usun, et meil sinuga on ka võimalik rääkida nendest teemadest veel siin selle aasta jooksul. Kindlasti mitmedki sündmused on veel ees Eesti poliitikas, maailma poliitikas, mis kõike seda võivad mõjutada ja see teadmine, mis meil praegult on erakondade populaarsusest ja nendest teemadest, mis ühiskonnas hetkel nagu tunduvad kandvat, see on ikkagi seotud praeguse hetke olukorraga, me ei näe ette ju kõiki neid muutusi. Aga igal juhul minu üleskutse on küll teadvustada endale neid põhilisi väärtuse, neid põhilisi teemasid, mis on vajalikud selleks, et Eesti ühiskonnas sünniks pööre konservatiivse poliitika suunas. Ja, siin parafraseerides Henrik Toompere võib ütelda, et võib küll rääkida ja kavatseme rääkida ka siin veel järgmistel aegadel ja saadetel siin vähemalt aasta otsa veel enne valimisi, et milliseid valikuid oleks mõistlik teha konservatiivselt mõtlevatel inimestel ja milliseid poliitikaid peaksid konservatiivid tõepoolest toetama, milliseid mitte. Üheks väga oluliseks asjaks on see, et meie valijatena, meie kodanikena võime hakata kujundama ja peame üha rohkem kujundama seda kliimat, kus poliitilised parteid opereerivad ja tegutsevad, et me ei saa jätta neid väga tõsiseid väärtusküsimusi ühiskonna perifeeriasse, me ei saa jätta neid vaiba alla, me peame need välja tooma ja kui need on ühiskonnas tõeliselt välja toodud ja sellisesse fookuspunkti asetatud, siis poliitiliselt erakonnad peavad ka nendes küsimustes võtma mingeid seisukohti ja selgus on alati parem kui lihtsalt vaikimine. Aga ma tänan teid kuulamast, head inimesed, nii Pereraadios kui ka Objektiivi vahendusel. Selline oli seekordne saade, mikrofonide juures olid Markus Järvi ja Veiko Vihuri, kõike head! Objektiivi raadio.